Tere, kallid kuulajad! Olete jõudnud siis kuulama või ka vaatama Refresh & Go podcasti. Mina olen Miia, minuga on siin kaassaatejuht Robert ja meie tänane saatekülaline on unecoach ja koolitaja Timo Oja. Tere, Timo! Tere! Ja Nii äge olla siin ägedas stuudios. ja. No räägi meile, Timo, kes sa täpsemalt võib-olla oled ja kes sa oled olnud? Tead, ma tahaks üldse küsida teie käest esimese asja. Okei. Teeme natuke teistmoodi. Teeme. Väga huvitav. Kui sul, Robert, oleks võimalus valida üks auto elu lõpuni, kas sul on nagu unistust auto? No kindlasti on mingi luksuse märgi, ma ei tea, Ferrari näiteks. Okei, Ferrari. Ja ongi põhimõtteliselt, kui ma nagu annan sulle võimaluse saada Ferrari, siis sul on see asi, sa ei saa autot välja vahetada, sa pead elu lõpuni sellega sõitma. Okay. Et kas sa valiksid ikka Ferrari või? Ma arvan, ma ei valiks. Sest ma olen kuulnud, et nendel superautodel või sportskaaridel nii-öelda on, nad peavad vähem vastu. Nii et ma valiks kindlasti mingi vastupidavama auto, ma arvan. Vot. Ja samas, kui sa valid selle vastu mina auto, siis sa tead, sa pead hoolitsema ka tema eest. Ja. Et ja seal ongi selline huvitav nagu mõte, eks kuulajatele ka ja teile siin, et meie keha on ka asi, mis me saame elu lõpuni kanda. Me ei saa seda välja vahetada. Ja samamoodi, kui me nõelda siis teie olete noored, mina olen 38 aastane, et siis et kui ma saaksin uue auto, siis see uus auto ongi hästi korras, aga nüüd on see küsimus, et okei, et see uus auto, ma tean, ma sõidan sellega elu lõpuni, siis kuidas ma nüüd temaga ümber käiksin? Et kuulajatele ka kindlasti, kui ma hakkan unest rääkima, siis minu nagu esmane eesmärk on ka nagu mõelda, et mille pärast sa magad üldse. Et kui ma küsin uuesti, et mille pärast sa arvad, sa magad? Mina. Ja, miks sa nagu, leile läksid ka, nagu ma sain aru, läksid 10 magama juba. Väga eeskujulik. Mis kelle teised läksid? Ei taha rääkida sellest. Jälle? Väga hästi siis. Nii tublid olete. No miks ma magan? Ma ei tea, nagu kuidagi, no võib-olla esimene reaktsioon ongi sellepärast, et keha ütleb, millal magama minna, siis ma lähen magama. Aga mis sa läksid kell 10 magama? Mille pärast just varem näiteks? Magama läksin just sellepärast, et no mul on mõned teadmised juba nagu unest olemas, kõik kogu aeg räägivad, see on tähtlik, ma olen ise sportlane, mul on vaja seda piisavalt ja kuidagi enda enesetundest, et kui ma pean 6:30 ärkama ja ma ei ole siis juba 10:30 nii-öelda voodis ja peaaegu ei maga, siis ma ärkan hommikul üles ja terve see järgmine päev on mul halvem. Vot, see on päris hea vastus, aga Miia, ütleme, et miks sa läksid hiljem magama või mille pärast eile oli selline päev? No selles mõttes mina lähen väga tihti hiljem magama, just sellepärast, et kooliga on palju tegemist, pluss ma olen ka väljaspool kooli väga aktiivne, nii et ma lihtsalt rähklengi terve päeva ja siis on ka nagu väga raske kuidagi ennast maha laadida pärast seda ja nagu suuta magama jääda, et kuna ma elan üksi ka, siis on see, et mul ei ole kellegagi otseselt rääkida, siis ma tavaliselt olen kõnes oma kallimaga ja siis me räägime ja siis see võtab ka väga palju aega ära selles mõttes õhtust, sellest uneajast nii-öelda. Ütleme siis praegu 2 asja, et ongi see, et kuidas oma keha ja mõtteid siis vaigistada, et saaks nagu varem magama. Eks me täna kindlasti räägime sellest. Aga teine asi on see nii-öelda on harjumuseks. Samas, kas seda oleks võimalik seda kellaaega rääkimise kallimaga nagu varemusemaks tuua? Et panna nagu leppida kokku, et räägime natuke varem, et muidu ma võtan nagu unetundidest seda arvet. Ilmselt oleks, aga siis ongi see, et ma pean oma elus tegema mingisuguseid, mitte otseselt ohverdusi, aga ma saan ise ka aru, et mul on väga palju asju taldrikul kogu aeg, et mu endale vaimsele tervisele ilmselt ka tasuks ära, kui ma natukene vähemaks võtaks neid asju, siis saaks selle ka lükata varasemaks, sest see on üks asi, mida ma ei taha eriti ohverdada ja siis saaks ilmselt varem magama ka minna. Sest me tegelikult, nagu Robert tõi välja tõi hästi, et kui tema läheb hiljem magama, siis järgmised 16 tundi on sellised, mis ei ole tegelikult
võimaldanud mul saavutada see maksimaalne taastumine vaimselt ja füüsiliselt. Ja nüüd on see, et kui me natukene mängime mingeid asju ümber, siis järgmised 16 tundi on ära, ehk siis minu eesmärk, et miks ma käin rääkimas ja mida ma räägin, et ma ei tule rääkima koolitust sellest, et oi, uni on tähtis, peate magama minema 8 tundi, et pane see telefon ära enne magamaminekut ja 2 tundi ei tohi telefonis olla. Et asi ei ole selles, vaid ma annan nagu tööriistu ja just, et me hakkaksime natuke nagu enam tähele, et teha need prioriteetsed muudatused ja nüüd sa saad varem magama minna, kogu see järgmine päev on parem. Ja nüüd, kui me räägime vaimsest tervisest, siis see uni on otseses seoses, et see ei saagi paremaks mitte kunagi minna, et kui me ei ole nagu välja puhanud. Et see ongi, et mis ma teen, et ma koolitan, et ma ei ole nimetan ennast ekspertiks, et ma pigem olengi siuke praktik, aga ma olen nagu selline inimene, kes on näinud detaili lihtsalt ja kuna ma ise olen pinnapealse unega, siis mina otsin enda elu jaoks neid tööriistu ja kõike selleks, et täpselt, et ma distsiplineerin neid asju enne magaminekut, et ma saaksin välja puhata ja minu magamise eesmärk ongi see, et ma järgmine päev minu mõte, aju töötaks võimalikult hästi, sest me teame, kui me oleme vähe maganud, siis ma hea meelega võtaks selle telefoni TikTokis. Lihtsalt aju ei taha teha raskeid asju, kui on väsinud. Ja nüüd kogu see koolis käimine, kõik on nagu mõjutatud. Nüüd me võtame seda Beliefi, Nokot, hommikul, et üles ärgata ennast ja me läheme see nõia ringi. Meie keha on kogu aeg selles kofiinis, siis stressis ja nüüd tekib siuke veel omakorda siuke olukord, et me veel oleme kuidagi nii mõjutatud kõigest. Jaa. Mul ongi võib-olla küsimus, mis sa mõtled nende tööriistade nii-öelda all? Et ongi see, et täpselt võtame Miia näiteks, et see mõtted kerivad. Ja mida siis sellega teha, et see põhiteema ka, et kui ma nagu käin koolitused ja turundusliku mõttes ka, Ellen ka turundaja siis, et kuidas ma nagu ennast promome, siis on see, et kuidas siis stressirohkel ajal saada paremini und. Ehk siis, kui meil on kõik hästi, siis uneteema ei ole väga seksikas. Et kui ma teeksin unefestivali suvel, siis arvatavasti keegi tuleks sinna. Magatakse on igav, aga investeerimisfestival müüb ennast kohe nagu läbi. Ja see ongi see, et miks ma olen vahepeal ei tee nagu enam neid mingid koolitusi, online koolitusi, et uneteema. Ma olen proovinud seda teha, see huvi on nii väikena. Et mul on Instagramis üle 2000 jälgija, siis ma kunagi tegin, siis mul ei olnud ühtegi koolitusel osalejad minu jälgijatest, vaid tulid mingi võõrad inimesed. Siis ma sain aru ka, et okei, see teema nagu ei ole väga huvitav ja ma ei viitsigi Instagramis rääkida unest. Sest see on siuke, see elu, see on nagu elu ainult üks osa. Aga nüüd, kui me tööriistades, ongi see, et Miial on probleem, et tal keha kuidagi ei suuda lõgastuda, et hästi palju asju olnud, rööp rähklenud, eks. Siis kuidas siis teha mõtetega tööd? On väga hea raamat on Ahvi paradoks. Doktor, professor, kes on hästi palju sportlastega tegelenud, just, et kui sa sportlane ka soovitan, siis tema nagu liigitab aju, et aju on hästi keeruline. Meil on sisaliku aju, igasugused amugdaalad, siis tema nimetab, siis meil on ahvi aju ja on siis inimese aju. Ja see ahvi aju, kuna ärkab välja, siis kui silmad kinni paned õhtul, kogu maailm magab, aga siis hakkab see pea kerima. Appikene, mis see juhtus, mis ma ei tohi ära unustada homme seda asju. Ja siis on nagu siuke strateegia, et sa nagu paned tähele seda. Et kõige parem on probleemile läheneda teadlikkusega. Ehk siis enne ei saa muutust toimuda, kui meil on nagu see teadlikkus. Ja nüüd me siis hakkame aru saama, et mul see pärdik praegu kerib, et mida siis teha, et tuvastad ära, ma ise teinekord olen isegi rääkinud endaga, et ma enne seda, kui ma seda raamatut lugesin, siis ma nagu rääkisingi, et ma tegin nagu siuke, kui mul oli mingi raskem aeg, siis ma nagu ohkasin. Ja siis tuli teine Timo välja, räägi siis, mis mure sul on praegu. Ma räägin ära siis, kas sa saad midagi praegu siin tehaks teha? Ei saa. Ära, mis sa mõtled siis sellele? Et ma hakkan nagu psühholoogi mängima endale. Et ma endale räägin ja see on ka üks hea strateegia. Siis on see, et kindlasti kirjutada üles mingid asjad, kui sul on nagu midagi, mida sa ei tohi unustada, siis alateadvus võib hoida meie und nagu pinnapealselt, kuna siis sa ei tohi unustada. Siis kell 3 alates, kui uni läheb nagu pinnapealsemaks, siis meil
ärkama korra üles ja mõtlema, et appikene, ma ei tohi seda unustada. Ja siis enne kui kirjutad üles. Siis teine asi, panna nagu mõtted siis ahvi kasti ka, ehk siis ma ei saa praegu midagi teha, ma siis tegelen homme. Et sa nagu aktsepteerid, et probleemid on, aga ma tegelen homme, et sa kinnitad endale sügavalt, et davai, okei, selline seis, aga ma tegelen homme. Et selline asi. Siis või tahate midagi lisada praegu? Ei, ma tahtsin selle endaga rääkimise või siis mingi üleskirjutamisega just öelda ka, et mul on tunne, et endaga rääkimine mulle päris ei töötaks, aga võib-olla see, kui ma saan oma mõtted kõik kirja panna enne, võib-olla see tõesti aitaks. Pead üheks kirjutada. See on, et naistel ikka nagu, te mõtlete võib-olla rohkem kui mehed, me oleme nagu siuksed, et vahet ei ole, vaata. Naised ikka muretsete maailma pärast rohkem. Siis teine asi, et okei, aga ma ei saa mõtted välja lülitada ka, et mis strateegia veel, siis minu jaoks number 1 asi on siis helid. Eks üks küsimus oli ka sulle, et mis on see number 1 soovitus, mis asi minu jaoks on kõige tähtsam asi, millest ma ei loobuksin. Nii-öelda siis, kui ma tahaksin hoida unekvaliteedi, see on helid. Ehk siis minul on pinnapealne uni. Ja mul on siuke seade, white noise, valge müra seade. Te võite panna YouTube'i ka täiesti leida brown noise või teine asi on siis vihmasabin on sama sarnane. Et kui me mõtleme korra vihmaga magamisele, kas meeldib või? Ja mille pärast ta tekitab turvatunde meile. Et uni on üks kõige tähtsam asi on turvatunde tekkimine. Et kui me magamiskeskkond ei ole turvaline, siis me ei suuda hästi magada. Eriti võib-olla need, kui te teate, kui lähete võõrasse kohta, esimene öö, väga raske. Minusugusel inimesel. Muidugi võib-olla, ma ei tea, kuidas te magate, kas te jääte niimoodi magama või te vajate ka nagu siukest vaikust või asju. Siis minul on nagu see asi, et ma ei saa vaikusega magada ja minu jaoks on helid. Ma olen nagu aju ära harjutanud juba, et iga asjaga, kui me teeme liiga palju, see on nagu halb võib-olla, aga mul on see, et ma panen alati seadme mängima ja nüüd, kui ma kuulen seda vihmasabinat, siis ma lähen alati lapsepõlve hetke, kui mu isa oli kunagi ostnud esimese Opeli ja me käisime kuskil väljas, Tartust väljas ööbimas. Vanemad olid telgis, mina olin autos. Ja kui see klõbin hakkas peale näiteks vihmaga, siis see oli kõige parem hetk. Ja minul seostub see heli, seostub siis selle tundega. Ja nüüd on see, et teil kõigil on võib-olla omad helid, mis teile meeldivad, võib-olla see vihmaheli on tegelikult universaalne, evolutsiooniline loodusheli, merekohin. Et siis on see asi, et me suuname nüüd mõtted sinna minevikku, et me ei ole enam selles tulevikus ärevuses, ehk siis mis homme saab, mis ma homme pean tegema, vaid me läheme siis heliga nagu sinna minevikku ja nüüd meil tekib siuke rahunemine ja see pärdika rahuneb. Et see on nagu siuke ja see minu jaoks, ma arvan, on kõige kiirem viis, kuidas ma uinun. Ja, mul on ka tunne, et mul on ka väga vaja mingisugust heli, et lapsepõlvest ma ka mäletan, et alati ma jäin kõige paremini magama, kui ma olin nagu mingite lähedased olid külas ja siis ma lihtsalt jäin sinna diivanile magama, sest oli nagu turvatunne tekkis sellest kuidagi. Aga jah, nüüd kui ma olen üksi, siis ma olen ka proovinud neid vihmahelisid, no siis vahepeal on kõnes magama jäämine, sa ikkagi kuulad kellega mingit hingamist, liigutamist vähemalt, et siis ikkagi tekib mingi turvatunne, et peaks võib-olla proovima rohkem kasutada seda, võib-olla siis jääb kiiremini magama. Jah, et pane proovida näiteks ongi, et panna minul on see, et miks ma seadet kasutan, ma ei taha netti nagu kasutada, et siis võib-olla on ka äpid või võimalik YouTube Premiumis alla laadida, et mina muud YouTube'i tavalist reklaamidegi saagi vaadata enam. Et siis saab alla laadida, siis, et ei oleks net sees või siis, kui sul Androidi telefon, siis sa paned YouTube into MP3 Google'is ja laed alla ja paned oma telefoni ja saad kuulata iga kell ilma netita. Et iPhone'idel tunnen kaasa, meil ei ole seda võimalust. Seal käib kõik iga teistmoodi. Ja, et see on nagu selline väga sulle soovitus kindlasti. Robert, sinu helidega, kas sinul probleemi magama ja sul niimoodi ei ole, eks? Sportlane, keha väsinud, ideaalne retsept. Suht ongi nii, aga võib-olla mul on niuke küsimus näiteks, et miks mul vahepeal on nii, et on täiesti vaikne, ma ei tea, kuidagi mitte midagi nagu ei ole, täiesti pimesilmes, täiesti vaikne ja ma nagu otseselt ei tunne, nagu mul oleks peas mingid mõtted, aga ma ei saa ikka magama jääda. Ja siis vahepeal on niuke hetk näiteks isegi siin koolis,
kui ma vahepeal käin pärast kooli ka, teen siin jõusaali trenni ja siis tulen siia diivanile, aga ikka räige müra, kõik teevad midagi, panen kõrvaklapid pähe, ikka kuulen, aga ikka täiesti nagu jään magama, väga lihtsalt. Nii sul on vedanud siis, et sa jääd kohe magama niimoodi. Mina olen see inimene, et minul on vaja täielikult nii-öelda siis, ma ei saa diivani magama jääda, et ma pean minema voodisse, tekki peale panema selle ja siis ma jään magama. Et mul on väga raske see magama jäämine. Sellega seoses muidugi, kui sa rääkisid, on ka nagu kolmas asi, miks ei tule, et õigemini ma rääkisin, et kui mõtted ei ole, aga nüüd on see, et me aju on mäsinud, aga keha ei jää magama. Siis me läheme seal füüsilisse kehasse. Ehk siis närvisüsteem. Kui me räägime närvisüsteemist, autonoomsest närvisüsteemist, meil on siis sümpaatiline ja parasümpaatiline. Parasümpaatiline on see, mina natuke stressis, ma räägin, Hellel on suht chill olla telefonis seal vahepeal. et te olete parasümpaatilises. Aga enne magaminekut me peame ka olema siis parasümpaatilises, sest selles hetkes meie keha toodab und. Ja sümpaatilisega on seotud see, et sümpaatilise keha toodab kortisooli, ehk stressihormooni. Ja nüüd, kui me läheme voodisse, sul on ka juba olnud, nagu mul oli tippsportlasena, korvpallurina, et peale mänge väga und ei tulnud. Et oligi kella 2 üleval, lihtsalt keha ei jäänud magama. Ja seal ongi see, et stress kehas, kuidas me saame stressi kehas siis leevendada, et me ei saa mõelda kehale ja öelda, et kuule ära stressa. Aga me saame midagi teha siis. Mis te arvate siis, mis saab teha? Jalutama näiteks minna äkki. Okei, aga sa oled voodis, sa ei jaluta minna. Mis sa teeksid siis? No ma teeksin ühte nagu kuidagi teadvelolu praktikat, mis nagu kuidagi lihtsalt viib mõtte selle teema. See on mõttetasandil. Okay. Aga füüsilise keha tasandil? Füüsiliselt teeks. Teed iga sekund seda? Pilgutan. Hingad? Hingan. Hingamine. Ehk siis, et kui stressis inimene hingab, siis pinnapealselt linnus. Aga nüüd, kui me tahame seda parasümpaatilist hingamist, siis see kõhu hingamine, diafragmaga hingamine nimetakse siis. Ja nüüd ongi see, et mida siis saab teha. Et mida mina siis tippsportlasena oleks võinud teha peale need mängeks või samamoodi, kui sa jooksed ringi, läheb voodisse, tead, sa pead kiiresti magama jääma, siis mõtted on korras, aga nüüd keha, siis ongi see, et hakata hingama. Ja kuidas siis hingata? Üks võimalus on box breathing, kasti hingamine. See tuleb siis Ameerika sõjaväelaste seasse, ehk siis sõjaseisukorras on ka inimesed vaja kuidagi nagu rahuneda. Ja siis ongi praktikad, mida tehakse, on hingamise põhjal. Et siis 4 sekundit hingame sisse, hoiame 4 sekundit hinge kinni, 4 sekundit välja, hoiame uuesti hinge kinni, et käib süük ringeratast. Et vanasti lugesime lambaid, öeldi, et teed ei tööta, aga nüüd me hingan magama ennast. Teine võimalus on lihtsalt siis 4, 5, 6. On ka, et 4 sekundit hingam sisse, 5 sekundit hinge kinni ja 6 sekundit välja. Ja kõige tähtsam üldse nagu mida mõelda hingamisel on see, et mida pikemalt me välja hingame, seda kiiremini läheme parasümpaatilisse. Et ei olegi vaja neid mustreid, vaid lihtsalt ongi, et kui sa tunned stressis, siis on ka, et pikemalt. Ja Huberman muidugi kõige tuntum neuroteadlane, tema nagu rääkis sellisest hingamisest, et on 2 korda ninas sisse, et et need on siuksed nagu viisid, mis siis aitaksid väga hästi. Aga treeningul näiteks? Ja samamoodi treeningu koha pealt näiteks, mis trenni sa tegid nüüd? Jalgpalli. On ka nagu hästi oluline nagu soovitus, et kui treening lõpeb, siis on ka, et meie keha hakkab taastuma parasümpaatilisest. Nüüd on see, kuidas me saame hingamisega, sest peale treeningut ma soovitan teha nagu 2 minutit sükest hingamist. Et sa viid keha kiiresti sinna taastavasse režiimi, et sa saaksid juba hakata nagu paranema. Et seda nagu ei ole väga nagu räägitud, et see lähenemine ei ole jõudnud Eesti spordis, ma arvatavasti ei ole jõudnud veel nii-öelda praktikasse, et treenerid ei tea sellest, treenerid koolitust ei õpetada sellist asja, ma olen ise läbinud ka neid koolitusi ja sellist asjast ei räägita. Stressi reguleerimise juures. Keegi mul on soovitanud, ma vist kas oligi äkki Risto või ta oli mul ka siis kursuse üks õpetaja või oli Kristjan ise, kes kuidagi rääkis sellest, et
ta küsis kõik olime spordiklassis, ta küsis sportlastelt, et mis te teete pärast trenni ja siis kõik ütlesid, et ja mis nad teevad ja siis ta ütles, et see on vale, et näiteks sa võtad pakid pärast trenni kõik asjad kokku, jooksed bussi peale, bussis ja siis lähed koju ja siis oled telefonis veel sööd ja siis su keha võib-olla ei taastugi selle pärast ära. Et kuidagi ta seletas välja selle, et võtta näiteks 5 minutit peale trenni. Näiteks ütleme, teed venitused ära peale trenni ja siis sa lihtsalt 5 minutit lamad. Ja ma arvan, et meie koolis on see teadlikkus parem, sest meil ongi see Mina 2.0 aine, mida annab siis Kristjan, kes on meie juhendaja ka selles kõiges. Et tema on tõesti andnud ka sportlastele, siis ma oletan väga nagu kasulikke praktikaid, aga teistes koolides ma arvan, et ei ole päris niimoodi või teiste nagu treenitavate seas nii-öelda siis. Ja, et see on jah siuke, et ongi tänapäeval TikTok ka muidugi, kõik räägivad, et minu ajal oli Orkut ja Reit ainult. Te ei tea, mis Orkut on, ma arvan. Guugeldage, mis on Orkut. Ikka teab. Teate? Ja vanemad on rääkinud. Et see veel oli ainult seal ja seal ei, nagu ei postitatud, seal tehti nalja, et kui ma elasin Kossuga võistkonnakaaslastega, siis ma jätsin online selle, siis keegi oli kirjutanud mul timeline'ile mingi nalja, vaata. Siukest asja tehti end. Enne magaminekut. Ja. Aga kooliõpilaste päevad on tavaliselt väga pikad, et meil lõpeb iga päev kool kell 4 ja siis tuleb veel koju minna ja õppida ka ja tihtipeale me oleme väga väsinud, et mida sa arvad lõunauinakute tegemisest, et kas see on hea idee taastumiseks või pigem see teeb rohkem kahju? Jah, väga hea üleminek täpselt, et mina teen seda, aga nüüd ongi 3 põhjusel. Ehk siis esimene põhjus, okei, ma olen väsinud, siis ideaalis ongi 10-25 minutit. See on nagu see, et me läheme teise staadiumisse ja me ei lähe sügavast unne. Ehk siis me tegelikult selle kuni 25 minutiga me ei riku seda ööund. Nüüd on see, et kindlasti kuulavad, ma ei ole kunagi teinud uinakut. Ja kui ma käin koolidest rääkima, siis kui ma näen käsi, siis tavaliselt on seal 10%, kes teeb uinakuid ja 9% ei ole. Ja nad ei ole kunagi teinud seda. Nüüd on see, et kui me midagi uut teeme, siis me ei ole harjunud seda tegema. Siis esimene asi on üldse lihtsalt pikali silmad kinni. Ehk siis kui me nagu lülitame silmad kinni, siis me tegelikult ajulained lähevad alfasse. Ja siis me tegelikult ka aju hakkab taastuma. Tegelikult uinaku ja meditatsiooni üks esimese eesmärk ongi põhimõtteliselt ajulaineid muuta. Ehk siis kui me oleme kogu aeg beetas, meil on infoajastu, nii palju asju, meil on kogu aeg telefonis, siis tegelikult me aju küpseb üle nagu natuke. Kujutage ette arvutit, kui tekib hästi palju kastikesi ülesse, siis arvuti läheb aeglaseks. Ja siis me paneme kinni või teeme restardi, eks? Ja siis töötab üle kõik hästi, siis samamoodi silmad kinni panek on kui restart meie ajule. Et ongi, me saame väga hästi tuua analoogia aju ja siis arvuti vahel. Et see protsessor lihtsalt peale tunde, sa oled ahminud sisse, sul on nii palju kastikesi, sa jõuad koolist koju, sa pead õppima hakkama, sa tunned lihtsalt, et laske kuul pähe, ma ei suuda midagi teha. Ja nüüd ongi see, mida siis teha, aga sul on vaja õppida, ongi silmad kinni ja 10 minutit kas või oledki. Esimene asi, sa ei jää magama, eks, aga lihtsalt paned selle rahustava heli, näiteks 432 hertz, mingi loodushelid või mingid asjad, mis siis vaigistavad, tekitab siukse rahulja tunne ära 5 kuuleks. Et see nagu on stimuleeriv ja põnev, eks ju. Et pigem siuke ilma häälteta või siis jooga nidra, juhendatud meditatsioon. Ehk siis ta viib mõtted su kehale, kehaskaneerimisele või siukest asjale, et sa korra siis lihtsalt tuled sealt beeta ajulainest alfasse ja nüüd siis sa oled pikali ära 10 minti, minagi vahepeal teen seda sellepärast, et mul ei ole und, aga ma lihtsalt teengi pausi päeva keskel ja kui ma hästi palju arvutiga töötan. Ja nüüd siis ongi see olukord, et okei, nüüd on mõnus olukord, et ma saan minna õppimisse sisse. Muidugi, kui sa 10 minutit teed ära selle, et kohe mitte siis TikToki minna. Aga see tekib kohe tunne, et sa võiks nagu midagi teha, sest ma ise tunnen nagu ka, et see Instagram Reelsid on väga igavad, aga TikTok on hästi palju harivat ja põnevat sisu tegelikult. Ja seal on ka siis Eesti inimesi näitab, eks hästi palju, et Instagram Reelsi algoritm on ka, et kui ma olen nagu võrrelnud, siis ka, et 90% näeb sa näed välismaa contenti, aga TikTokis näitab 90% Eesti videosid eestlastele. Et seal on nagu see vahe, et ma näen seda, et kuidas ma vahepeal lasen TikTok jälle maha,
sest ta on nii sõltuvust tekitav. Et see on nagu jõhker. Et mina siis 38-aastane teadlik inimene nagu siis ja see on päris raske, ma kujutan ette teil. Et minu ajal ei olnud seda telefoni laua peale, et teil see telefon on, et mina teen teinekord, panen siuke kasti telefoni peitu. Et ma ostsin Amazonist, ma ei tea, võime YouTube'i panna siis selle viite ka, siuke taimeriga kast. Ehk siis minu pärdik tahab olla, aga mida ma teha saan? Kui ma panen ta niimoodi seisab telefon kõrval, ma ikkagi mingi hetk peale rasket, ma ei tea, pooletunnist tööd, ma tahan võtta seda kätte kohe. Ja siis ma panen vahepeal luku taha ära ta ja ma ei saa seda siis vastavalt sellele, mis aja ma panen, ma ei saa seda kätte. Ja nüüd mul aju on see, et luku taha telefon, okei, ma ei saa seda niikuinii võtta, tegele millegi muuga. No. Aga siis ma otsin ka muid nagu lahendusi, sest kas te olete seda proovinud süüa mitte midagi tehes? Te ei vaata telefoni söömisel? Selles mõttes jaa ikka. See on päris raske, mitte midagi teha. Et kuna mindfulness siis räägitakse, vaata, eks ju. Vanasti meil oligi mindfulness, meil polnud ühtegi asja, vaatasime bussist välja, lihtsalt olime nagu. Mindfulness oligi vanasti olemas meil, et me lihtsalt olime. Aga tänapäeval see on väga raske, mindfulness ongi, miks me teeme neid mindfulnessi praktikaid, sest nii palju neid digiajastu, infoajastu on nii suur, et nii raske on nagu seda ja ma ise võitlen sellega. Ja. No selle söömisega tuli ka kohe sellised, et koolis on jumala kerge, et siis mingi müra on ümber, kuuled, vaatad inimesi, aga kodus on siuke tühi tunne, et söömisele ei oska keskenduda kuidagi päriselt. Et... See on päris äge, hull katsumus, kuigi räägitakse, ongi söö nagu teadlikult kõike nagu, aga ma isegi olen samamoodi, paned selle TikToki tõmma, vaatad, vahepeal 5 minutil video ja siis või paned mingi YouTube'i podcasti taustaks, et vastavalt sellele, mis tuju on, et vahepeal vaatasin, vaatasin Sevakini ja nende seda reisiseriaali, vaata, Balkani maadel käisid, see on hea 15 minutit või 20 minutit, vaatad ära, sööd, et see on äge, aga lihtsalt, mida ma selle jutuga tahtsin ka öelda, vaata, et kuidas see nagu ajastud on muutunud ja nüüd me vajame nagu niisugust väga nagu ekstreemset lähenemist vahepeal, samangi luku tahale panek telefon, kuhugi peitu ära, et sa saaksid nagu rahuneda, sest me teame seda, et sa sööd kõhu täis ära, pane seal mingi šokolaadi batoon endale nina alla, kaua ta seisab sul seal. Või siis on ka, et kunagi ma lõpetasin tegemast patuvabade magustoitu tegemise sügavkülma. Et ma teen valmis ära mingi 12 tükki, eks, batoonid. Ja siis sööd peale sööki, saad ühe ära. Päris hea, sööd teise. Ma sain veel siis juba. Ja siis ma sain aru, et ma ei tohi osta neid külmkappi, neid asju, jäätisid asju, et seda enam ma söön neid. Vanasti on ka, kui mina noor olin, meie magustoiduks oli hapukoor, suhkru ja kakaoga. See oli magustoit. Kondentspiima sain lusikaga, vaatasin ZTV, et siuke asi oli. Rabarberid panid suhkru sisse. Tänapäeval meil ongi, me läheme poodi, meil on tohutu valik ja nüüd me oleme seal 100 erineva magustoidu ees ja me ei suuda otsustama, ajule küpseb üle sellega, et ta peab otsustama nüüd. Et siuksed uuringud on tehtud, et mida suurem valik, seda raskem on inimese otsustada ja lõpuks ta loobub. Turundus on siuke ütlus ka, if you confuse, you lose. Story brand, väga hea raamat soovitan. Ehk siis kui turundus on ka, kui midagi segane, siis inimene loobub sellest. Ja mul tuleb nii palju, sinu jutust tuleb mingisuguseid oma eluga seoseid, et mul on ka see, et ma ei saa koju osta magusat endale ja siis kui ma lähen vanemate juurde, siis seal on alati külmkapp on täiesti jäätis täis. Esimene asi, mis ma koju jõudes teen, on sügav külmik lahti ja jäätis kätte. Ma käin ühel külas niimoodi samamoodi, kas magusat, siis mul tekib hullud isud alati seal. Siis ma söön. Tead, mul oleks niisugune küsimus selle lõunauinakuga, et näiteks kui ma päris tihti, pärast kooli magan, aga siis on kuidagi raske nagu peale seda trenni minna, kuidagi ärkan kohe üles. Ma proovin ka umbes magada, mitte väga kaua, sest ma olen ka kuulnud, et see on kuidagi halvem, et ongi seal 25 minutit. Aga siis ma ikkagi ärkan üles, ma olen täiesti nagu tuim ja siis lähen trenni ja siis kuidagi jalad liiguvad aeglasemalt, kuidagi aju. Vot jah, see on ma olen kuulnud ka, et mõni ütleb, et vaata, kui ta jääb ükskõik 5 minutiks magama, siis ta on nagu zombi. Et sul võib ka olla see siis, et võib-olla siis proovida mitte magama jääda, kuigi ta sportlane tegelikult sinu jaoks see lõunauinjak
no isegi öeldakse, et tippsportlased võtavad magatakse 1,5 tundi, see on nagu üks unetsükkel, ehk siis sa saad seda juba taastavat und ka juba tegelikult. Et siin on nagu siis võib-olla siis külm dušš võtta, ärkad ülesse, külm dušš aktiviseerib su närvisüsteemi, teeb erksaks sind, külm dušš on nagu kofeiin kehale. Kolesterool kohe Kolesterool. Kolesterool, ei, oota, ma jään praegu sõna sassi, oota, mis see sõna on? Kortisol. Kortisol, täpselt. Oi. Kolesterool. See on toitumises. See ei ole meie vanust. 45-seks, siis hakkame kolesteroolist rääkima. Ei, see on väga. Aga siis, ma ei tea, une koha pealt või midagi veel, siis et võib-olla sellest ajastusest õigemini, mis on kõige tähtsam kindlasti, miks ma nagu räägin sellest, et sul võiks rutiinid olla. Rutiinid annab võimalusel meil regulaarsust tuua. Ja kui ongi see, et näiteks on sükst uuringut tehtud, on võrreldud, mis on tähtsam, kas tundide arv või regulaarsus, siis regulaarsus on tähtsam. Et millele mina pööran tähelepanu, mille pärast mul on need rutiinid enne magaminekut tund aega enne seda ma hakkan mõtlema, ehk siis nagu spordis on soojendus, et sa natuke hakkad ette valmistama keha, et sellepärast ma saaksin oma ajal magama minna. Minu aeg on hiljemalt kell 11. 10:30 ma olen voodis, võib-olla vahepeal loen raamatut enne seda ja ma hoian seda distsipliini kõige rohkem, see on kõige tähtsam. Ja nüüd need noored samamoodi, see on kõige tähtsam. Meie keha tahab regulaarsust. Päike tõuseb ühel ajal, päike loojub tegelikult igapäevaselt. Minuti vahega võib-olla seal muutub, eks ju. Aga keha on harjunud nagu ajugi. Aju alati ju meil ka ennetab. Ta aju alati ju võtab minevikust mingeid asju ja ennustab tulevikku. Et meie keha samamoodi, ta alati ennustab tulevikku. Tema jaoks on muutused väga ebaloomulikud, näiteks kella keeramine. Tund aega keerati, täiesti pekkis kõik. Et selline asi võiks nagu üldse ära keerata, nagu meie bioloogile selline asi ei ole hea. Ja paljud siin maininud ka seda, et peale kella keeramist on midagi nässu läinud. Et isegi nagu päris palju on aega möödas, aga kuidagi ei ole. Kõik hullem ka siis kevadel. Ma käisin ühes lasteaias rääkimas unes, siis oli selline, et peale seda kevadist kella keeramist lastel nagu midagi täiesti läheb ära paigast. Ja täiesti pöörasus, et kogu see ebaregulaarsuse muutus või taolist lööb lapsele mingi asja sassi päris pikaks ajaks, nagu, et lapsed lihtsalt ei suuda käituda, ehk nad on kuidagi ei puhka välja, eks ju, kui nad ei puhka välja, siis nad käituvadki halvemini. Ja, aga mõtlen selle regulaarsusega seoses, et kuidas leida nagu endale või kas igal inimesel on mingi kindel nagu tundide arv siis ka, mida regulaarselt võiks hoida või ongi see ainult regulaarsus kõige olulisem selle juures? Erinevad kroonotüübid on, eks, et mõned on hommikuinimesed, mõned on õhtuinimesed, ehk siis te läksite 10, Robert ja Elle, sina läksid hiljem, eks, sina oled natuke võib-olla öökull. Mina olen ka hommikuinimene, eks siis ka 6 läheb uni ära, 6:30, kell 11 läheb magama. Aga on siuke huvitav uuring tehtud, et saadeti üliõpilased metsa, kes olid nagu öökullid. Ühtegi telefoni kaasa võetud, kõik tehnoloogia maha, ainult täis kott pimedus, telk ja lõkke tuli, eks. Ja mis selgus ka, et pärast 5 päeva need inimesed muutusid nii-öelda hommiku inimeseks. Et kogu tegelikult meie see keskkond ja eriti valgus, teisvalgus, kui me saame seda väga tugevalt, me vaatame Netflixi, valgus ehk stimulant, ehk siis meie keha toodab dopamiini ja dopamiiniga meie keha ei saa und toota, ehk siis kui meil on põnevus, me ei saa und toota, eks. Et see nagu kohe lükkab meid alati hilisemaks ja me arvamegi lõpuks me oleme. Aga kuidas me aru saame on see välja puhkamine, ehk siis algul nagu luua rutiinid, ehk siis kui sulle rutiine, siis ei saagi varem magama minna. Eks sa võtadki eesmärgi, tavai, ma panen need ekraanid ära, tund aega vähemalt, eks, üritan täiesti ennast maha vaigistada. Esimene päev kindlasti on väga raske, eks sa ei ole harjunud, kui sa oled kogu aeg harjunud kell 12 magama minna, siis sa hakkad nagu vaikselt tooma, harjutad keha nagu ära. Aga selleks on vaja, eks, teadmisi, mõtteid ja nii-öelda siis harjumusi. Ja nüüd me siis saame aru, ja samamoodi meie kroonotüüp muutub, et gümnaasiumiõpilased on ka, et te oletegi natuke rohkem öökullid võib-olla, võivad olla. Põhikooli õpilased jälle lähevad nagu varem magama
ja mida vanemaks me saame, siis keha hakkab vähem melatoniini tootma, ehk siis me muutumegi nagu vanaisaks lõpuks, ehk siis kell 9:30, kui AK uudised lõpevad ära, kustume ära ja siis kell 5 läheme ajalehe järgi, noh. Aga mõni juba on ka kronotüübilt selline, noh. Ja mul on selle unega olnud niimoodi, et ma ei tea, noh, ilmselt see ongi selle rutiini puuduse pärast, et kui ma magan siuke, noh, 7-8 tundi ikka väsinud ja siis ma üritan nädalavahetusel seda tagasi teha, mida tagasi tegelikult teha ei saa. Ja siis magan mingi, ütleme, 10 tundi ja olen nii väsinud kogu sellest asjast. Hommikul ikka ärkan üles, olen väsinud. Et võib-olla see rutiini loomine, kuidagi mingid kindlad kellaajad enam-vähem oleks nagu tõesti parem, et harjutada, et mitte kohe alla anda sellega, et ma nüüd üritasin, eks ju, selle aja ära magada, aga ikka olen väsinud. Ja ma nüüd põhjendan ka seda, miks see nagu on, et Roberti ka sportlasele hästi oluline ka, kes kuulab sportlaste jaoks, ehk siis, et kui teha 2 uuringut või õigemini eksperiment, et inimesed, kes lähevad näiteks oma kella järgi, kes lähevad küll 11 magama, magavad 8 tundi või isegi magavad näiteks 6 tundi, küll 11 6 tundi versus kell 1 8 tundi, siis need 6-tunnised, kes läheks kell 11 magama, puhkavad võib-olla parem välja kui see 8 tundi. Ja miks see on siis? Et kui keha on nagu töötab regulaarsuse põhjal, siis on see, et meie keha toodab melatoniini, hunepooni 9-10 aega hakkab tootma, teda päeval ei toodeta, ehk siis pimeduse hormoon, pimeduse rüütel, ma nimetan siis Batman, ehk siis Batmani tegevus on alati pimedas, ehk siis igasugune valgus mõjutab melatoniini tootmist. Ja kui me võtame ajast tagasi, 1000 aastaid tagasi, enne kui Edisoni leiutas lambipirni, siis meil oli elus valgus, pimeduses oligi siis ju ainult lõkketuli ja küülne tuli, õlilamp. Ja nüüd, kui me läheme magama, siis me hakkab ka tootma esimese 90 minuti jooksul kasvuhormooni. Kasvuhormoon on siis, kui me kasvame, lihased kasvavad immuunsuse juures, ehitusmaterjal, ehitustööd hakata kasvuhormoon tegema, siis kui me läheme nüüd kell 1 magama, kui minu aeg on kell 11, lähen kell 1 magama, siis minu nagu see doos on väiksem. Ehk siis see taastavam doos on väiksem, et meie siis vereringes on vähem nüüd seda. Ja nüüd tekibki see, et meil ei ole see taastumine maksimaalne. Teie keha toodab väga maksimaalselt seda kasvuhormooni. Minu 38-aastane keha toodab vähem. Ehk siis T20-tes võite pidu panna rohkem, te ei võta ka nii palju juurde, aga kui me 30 saame, siis on üks põhjused ongi see, et keha toodab vähem kasvuhormooni ja kõik need taastumise protsessid on halvemad. Ja nüüd tekibki see olukord, et miks me läheme teinekord nädalavahetusega, ikka on olukord, teinekord peod ikka on normaalne, aga me võime magada 12 tundi, me ei puhka välja, vaata. Me läheme mingi 3 magama järgmise päeva kella 3-ni, ikkagi ma olen väsinud. Ja see ongi see, et meie kehal on teatud aegadel toodab teatud asju. Ja sealt tekibki see nagu lahkeli, et magan tunnid täis, päris ei ole niimoodi, vaata. Ja, nii et see soovituslik 8-9 tundi on tegelikult siuke inglise keeles ballpark, et pandud niimoodi, et pigem ongi inimese enda keha järgi kuidagi selle rütmi järgi. Et ongi, kui valida, et mis kõige tähtsam ongi see, et ma võin magada, ongi omal ajal ma magan 5 tundi, ma olen tegelikult väga, väga okei olukord. Aga kui ma lähen hiljem magama, siis minu see aju on hoopis teistsuguses režiimis, et ta lihtsalt ei tööta minu jaoks. Ja, sa mainisid keha seda naturaalset melatoniini tootmist, aga mida sa arvad nagu melatoniini mingite kommide või kapslite võtmisest? See on jah suur äri, et kõik apteeki läheme, igasugused preparaadid, Balderian, eks ju, aga melatoniin on siuke põhiline. Et see on hormoon. Ja seda reklaamitakse tegelikult ka selles mõttes, et ta on nagu ka see antioksudant, ehk siis melatoniin on üks kõige tugevam antioksidanti, aga see on jälle see vahe, mis asi on sünteetiline, üks on keha loomupärane, et me ei saa nagu eeldada, et kui me seda võtame, siis me saame nagu ikka kätte. Ja hormooni puhul on ka see, et tekib see negatiivne tagasiside, eks negative feedback loop, ehk siis kui me võtame hormooni, siis keha hakkab vähem tootma lihtsalt. Ja nüüd ongi see, et kui me seal olukorras oleme, et me võtame, siis kui me lõpetame selle võtmise ära, eks see stressirohke periood lõpeb ära, siis on see, et sul on väga raske magama jääda. Sul võtab võib-olla paar päeva aega, enne kui sa saad sellest, keha saab aru,
kuule, et enam ei tule peale, me hakkame siis uuesti tootma. Et see nõiaring, see nii-öelda pauk võib tulla, et mis minu eesmärk ka tööriistade jagamisel, et ma räägin nendest asjadest, et me ei peaks siis unerohte neid lõpuks võtma. Et see ongi see eesmärk, kuhu me tahame nagu hoida. Ja melatoniini üks rolle on see, et ta aitab magama jääda, aga ta isegi teinekord on see, et me võime võtta seda, aga me ei maga ikkagi hästi. Et tal on see funktsioonid. Ja teine asi, need doosid, kui me tabletina võtame, siis Ameerikas on tehtud uuringud ka, need on nagu alates nagu 0–5000% erinevust, et nad on hästi suure erinevusega ka, et kui me võtame liiga palju, siis on see, et me ärkame hommikul ülesse, meie kehas, kui meil on palju melatoniini kehas, siis me oleme ikka hästi unised. Ehk siis need, kes võtavad melatoniini, sa tunned hommikul täiesti zombina ennast, siis see on üks põhjuseid, et mis võib olla sellele preparaadi võtmisel veel lisasümptomina. Ja nüüd me siis võtame seda kofeiini, aga põhjus on tegelikult see, et me peaks vaatama, et okei, äkki ma peaks kuidagi nagu seda melatoniinist ikka eemal hoidma. Ja teie keha toodab ka hästi palju seda, et minu keha 38-aastane ja nii-öelda pensionieas, jah, see võib-olla on siis hetk, kui seda võtta. Aga ongi see tähtis, et melatoniini mõjutab ka siis valgus. Et kui me võtame melatoniini sisse, ma istun arvutis, telefoni ees, siis see samamoodi selle mõju, magamajaise mõju võib olla palju väiksem. Ehk siis valgus on hästi suur mõjutaja. Kuigi nagu jah, kui me vereringes seda lisame, siis meil tekib nagu siuke doosi mõttes, et meil aju toodab siis, kui on pimedus, vaata, aju tootmist segab valgus, aga kui me võtame melatoni preparaadi sisse, siis ta nagu jõuab kehasse paremini. Et see, ma praegu nagu lihtsalt kõvasti mõtlen. Aga igastahes meie siis silmad võtavad infot vastu valguse kohta, ainuke koht. On kunagi mingid uuringud tehtud, mis on nagu müüdiks kujundatud, on see, et kuskil keha peal on mingid retseptori kohad, mingi võõrlas on nagu see, ei, meil on silmades ainult. Silmad võtavad valguse kohta infot vastu ja meil üleval pool on siis, meil on opsiinrakud, ehk siis päike on kõrgemal alati, siis meil on üleval pool. Ehk siis õhtul enne magaminekut, okei, sul on mõtted, asjad, aga sa võib-olla oled nagu telekas või arvutis, voodis, eks, siis on ka see, et üks asi meil on põnevus ja teine asi see valgus mõjutab. Ehk siis, kui me paneme ekraani kinni, paneme silmad kinni, siis me jääme und ootama. Ja see on üks põhjus valguse tagajärgesid, see, et see keha ei ole saanud korralikult seda melatoniini toota. Ja see unne jäämine võtab rohkem aega. Ehk siis me kaotame uneminuteid selle põhjal, et me võib-olla olime vahetult enne magaminekut telefonis. Kõlab nagu tuttav lugu see, et paned silmad kinni ja lihtsalt. Ja võtta tund. Ja. Aga mul on niuke küsimus näiteks, et mul on ka öeldud sportlasena, et magneesiumi tarvitamine enne une. Ja võib-olla küsingi sult seda, et nagu, kas on veel mingid toidulisandid, toiduained, mis võib-olla aitavad unele kaasa, mis peaks kindlasti olema? Magneesiumi koha pealt kindlasti see on hästi populaarne, aga magneesiumi on 8 erinevat sorti. Kui te teate, siis jookin lumiorav. Ei tea, magneesium vesi. Sinine pudel, igastahes. Ei, tean küll, see on tumesini. Jah, tumesini. Ja seal on sees magneesium tsitraat. Tsitraat on lihaste jaoks hästi jaoks, sportlaste jaoks. Oksiid on väga halvasti imenduv, pointless võtta, ehk siis alati vaadata, mis liik on. Glütsinaat on nagu näidanud sükest närvisüsteemi rahustamist, ehk siis glütsinaat on hästi hea selle koha pealt, et lõgastada, aga magneesiumi roll ei ole nagu und toota, et õigem me und toetaks ainult ajus, aga magneesium on kehas. Siis on see, et magneesium lõdestab lihase, ehk siis kui me tekib lõdestus, siis me saame unne minna. Et seal on see pluss on magneesiumi juures. Ja muude koha pealt ongi see, et kui meil need muud asjad on paigas, siis toidulisandid minu jaoks nagu suht pointless. Et see on nagu turg, asfakandast on räägitud, eks palju, asfakanda tõmbab kortisoli alla, aga sellel ka võib olla siuksed, et kui liiga pikalt võtta, siis võib ka olla nagu siuke, kui me asfakanda tõmbab kortisoli alla, siis meil tekib ka nagu siuke elus nagu siuke, et me oleme nagu hästi sellised, kas keegi nagu proovinud, võtnud on kogenud või? Ma olen proovinud võtta, aga minule see ei teinud midagi ja siis tulid, ma väga kergeusklikult mingi, siis kui see alles tuli, siis ma mõtlesin, et võiks proovida, et siis mul olid mingid vaimse tervise probleemid ka, ma olin nagu, ma võin ükskõik mida teha, ükskõik suva.
aga noh, minu jaoks midagi ei teinud ja nüüd ma olen nagu, et õnneks ei teinud midagi, sest pärast seda hakkasid mingid eestikeelsed allikad ja mingi laseri mingi värk tuli ka välja sellega seoses, et siis ma vaatasin neid ja siis nüüd kui mõni tuttav hakkab mõtlema selle peale, et mul tuleb stressirohke periood, et peaks seda ashwagandat võtma, siis ma olen nagu ei, sa ei võtta, ma ei luba sul võtta. Üks toidulisand võib-olla on ka 5-HTP, mis võib olla siis aidata serotoniini, kui me räägime vaimsest tervisest, vaata depressioon, masendus, antidepressandid, siis antidepressantide eesmärk on tõsta serotoniini taset, õnnehormooni taset, et siis 5-HTP võib ka nagu toetada seda, aga kindlasti uurige ise lisaks, et mu näiteks õde nagu võttis seda mingi hetk seda Eestisse on saada ka, kuna Eestis on ka nagu Euroopa Liidus ja erinevates riikides on omad nagu need mingid asjad, ma mäletan Inglismaalt ema saatis, et siis ta võttis, ta sai ka nagu natuke sellega abi. Ja kaba on ka üks siuke huvitav, kaba siis vähendab mõttetegevust, ehk siis, et ta kuidagi need signaale, ehk siis meie mõte on elektriimpulss, ehk siis ta aitab nagu seda nagu vaigistada, et kui pea kerib, et see kaba võib olla siuke huvitav, aga tal võib ka olla nagu siuke katsetamise asi jälle, et mõnel töötab, mõnel ei tööta, nagu mul, ma olen ka seda ashwagandat võtnud, ma ei ole nagu aru saanud, et see nagu mõjub, et mul on ta kapis vahepeal võtad, lihtsalt placebo efekt on ka efekt, eks ju. Et võtad ära, okei, ma otsin, nüüd on okei, ma lähen magama ja magan. Et see on hästi tugev mõju ka, et igal ju uuringul ka topelt pime placebo on alati juures, et kõige usaldusväärsemad allikad on need. Kui on ka niimoodi, et arstid ei tea, mida nad annavad. Et topelt pime tähendabki seda, et arstid annavad, aga nad ei tea, mida nad annavad. Et siis sa nagu mõõdetakse seda kõige paremaid uuringuid niimoodi. Okei, aga kui me juba räägime mingisugustest erinevatest toidulisandid, igast asjad, siis ma tahaks kofeiinist ka rääkida, et mina olen selline inimene, kes iga hommik, kui mul vähegi aega on, siis ikkagi see mingi tass tavalist musta kohvi tuleb ära. Et kas see on siuke hea viis enda nii-öelda ülesäratamiseks, kas see päriselt töötab? Kofeiini efekt on jah, siis ta ei anna energiat, ta blokeerib väsimustunde, ehk siis ta tõstab meie adrenaliinitaset ja kortisooli. Ehk siis teinekord, kui me joome liiga palju, siis me tunneme ärevust. Vaata. Et aga külmdušš teeb tegelikult samat asja. Ta äratab üles, et mis asendus võiks olla, on see külmdušš, muidugi see on ebamugav, aga see on nagu lahendus. Tühja kõhu peale kindlasti soovitaks võtta kofeiini. Et seda niimoodi räägitakse, et ei ole enne klaas vett ikkagi, kofeiin on diureetika. Une koha pealt on see asi, et ma olen küsinud koolitust alati, et tõske käsi, kes saab juua kohvi ja tunni aja pärast magama minna, siis tuleb neid käsi ka. Et seal on nagu siuke huvitav asi, et kuigi nagu suuremad teadlased, Matthew Walker ütleb, et peale 3 kindlasti ei tohiks juua. Eestis ongi, ma väga seda teemat ei puuduta. Et aga jälle mõne jaoks nagu, kui ma küsin, siis mõnel ongi, täpselt ta joob veel mingi 4 kohvi, siis ütleb ta ei maga. Et see on nagu väga individuaalne. Ja eestlaste geenide koha pealt on ka eestlased seedivad päris hästi kofeiini. Et selle pärast tuleb ka. Aga kuidas seda teada saada, et kofeiin mõjutab, on see, et unemõõdik võib-olla. Et meil on see Oura sõrmus, et unemõõdik aitab sulle võib-olla siis tajuda seda, et kui sa näiteks kohvi joonud, sa näed oma und, et sa tekib mingi analüüsivõime. Et see on nagu see pluss, et muidu see unemõõdik on nagu pointless minu jaoks, et kui ma olen õigele magama, mul ei ole vaja seda. Mul ei ole vaja seda ärevust, kui ta ka nagu tuvastab mingi algoritm, et ma olin 3 korda üleval öösel, et ma sain ainult 6 tundi und, kuigi ma nagu olin 7,5 tundi, ma magasin, ma enda arust järkend üles, et siis tekib ka, ma olen 70, redines on 70% ainult pekki küll, ma pean trenni minema jalkat mängima, ma olen 70% treener, kurat, ma magasin väga kehvasti, kell ütles. Ja seal tekib nagu see nagu lollus sellega. Aga jah, kofeiini koha mina ise nagu joo, mul on muidugi väike sõltuvus, ma tunnistan ausalt üles, ma kella 10 joon alati nokot, fookuse nokot, halli, mul on nagu ainuke nokko, mida ma joon. Mul on tekkinud see, vaata aju on nagu meil sikke ka, et ta tahab neid mustreid, et kui mina ärken ülesse ja lähen arvuti taha, siis mul on trigger see. Oma kodus mul on trigger, aga kui ma olen kuskil võõras keskkonnas, ma olen kuskil nädal aega ära reisil, siis ma ei vaja. Aga nüüd ma olen oma keskkonnas, teed nagu lahti ja jood selle arvuti taga.
ja siis hakkad tegema arvutit. Kofeiinil on see pluss, et ta nagu viib fookusesse. Yeah. Et ta nagu flow state'i, vaata. Ta tõstab niimoodi põnevust tekitab. Ma hakkan nüüd tööd tegema. Mida ma olen tajunud selle nako joomisega. Varem ma ei joonud aastaid. Et ma juba 2 aastat olen võib-olla sükest asja teinud praegu, et aga väga raske sellest lahti saada, vaata. Ja, mul on kohvi joomist raske lahti saada, sest ma joon musta kohvi, sest mulle maitseb see lihtsalt. See on mu nagu minu maitse-eelistus kuidagi. Ja siis, kui ma koju jõuan ka koolist, siis tuleb hakata midagi tegema ja siis ma jälle võtan selle pooleldi maitse pärast või 90% maitse pärast tegelikult ja siis ma pean ennast nagu peatama, et ta teist tassi läheks veel võtma, sest ma tunnen, kuidas mul süda natukene hakkab puperdama sellest juba kuidagi, et see viib adrenaliini nii üles lihtsalt. Öeldakse ka, et kofeiin on ju kõige kättesaadav narkootikum. Yeah. Ta on ju sõltuvust tekitav ongi. Aga ta on jah, ütleme, et selle vastu ei saa. Pruun kuld või? Äriidee on see kohviga on alati sobib igale pool, pannakse kohvi sisse, mille pärast igast need joogid ju, energiajoogid ju. See on kofeiinilaks on ju, sellepärast ongi need käibed suured nendel. Mul on niuke küsimus võib-olla see, et omas kogemuses näiteks vahepeal on nii, et kui ma isegi magan, no ma lähen suht nagu rutiiniliselt magama, aga kui ma magan vahepeal 6 tundi, ütleme, aga ma olen ikka treeningutes nagu hea, ma mängin kuidagi hästi. Ja siis võib-olla, kui ma teen seda 2 päeva järjest, siis ma võib-olla nagu mängin natuke halvemini, tunnen kuidagi niukest asja, et kuidas see nagu rutiinne uni mõjutab seda treeningtaset või üldse oma ajus, mis see nagu muudab? Muudab nagu põhjenda natuke mõtet veel. Et kui ma magan näiteks 8 tundi ja kui ma magan 6 tundi, aga kuidagi efektide vahet ei tunne. Näiteks mul on vahepeal niimoodi tõesti olnud. Seal on ka vaata kindlasti stressi rohke perioodil on see, et vaata olümpiasportlased ka samamoodi poolfinaal, Sirk oli ujumises oli ka, et põhimõtteliselt peale seda poolfinaali nad ei maganud üldse normaalselt. Ja siis järgmine päev on ju kõige tähtsam võistlus, suudad ikkagi nagu oma tippvormi nagu teha. Et see lühiajal nagu kehas tegelikult ei tekitagi nagu suurt muutust, et see ongi nagu see järk-järgult, et see üks magamata öö, see ei ole midagi hullu, vaata. Aga kui see tekib krooniliseks, vaata, siis hakkab vigastused tekkima, et ootamatu vigastused, mis juhtus. Ja sa ei seosta seda vigastust üldse sellega, et sa maha magasid, aga seal on suur seos sees, vaata. Et samamoodi mingid, ma ei tea, rohkem hakkab neid lohakusvigu, sööduvigu tekkima, et kõik siuksed asjad, et see ei ole niimoodi, et ma tunnen kohe seda, aga statistika võib-olla hakkab näitama seda lõpuks, kui keegi nagu jälgib seda andmeid, asju, kõike, et siis täitsa võimalik. Jah, et ma arvan, et mis on üks põhjus, miks see une teema on nagu nii, ei ole inimestele siuke ahvatlev, ongi see, et nad arvavad, et sa pead kogu aeg olema perfektne, aga põhiline ongi see, et sul oleks rutiin ja sa võid ikka vahepeal, ma ei tea, öösel minna peole natukene nagu. Mina samamoodi, ma olen see inimene, kes käib peol, tarbin alkoholi, ma täiesti see, aga ongi see Pareto printsiip tuleb mängu täpselt, et ja nüüd see teadmine, ehk siis kui mul on teadmine sellest regulaarsusest asjadest, et siis ongi see, ma annan kehale nagu selle 20%, ma teen õigesti, ma annan 8% tulemusi. Ehk mina tean need unerutiine, kuidas selle 20%-ga saada maksimum tulemusi. Ja kuuled, samamoodi ongi see eesmärk, et kui sa mida siis võtad kaasa kõige rohkem, ongi see, et sa pane rõhku nende viimasele 45 minutile näiteks enne magaminekut. Et tuvastama see magamineku aeg, et ideaalist ta võiks olla enne 12 ikkagi, kuigi jah, see võib-olla ei ole töökull, aga ma näen ikkagi sealt seost ikkagi, et kui päike tõuseb ikkagi ühel ajal, kui sa lähed kell 3 magama, see ei ole sinu aeg tegelikult. Et meie bioloogia ikkagi töötab päikse järgi hästi palju. Ehk siis pane 45 minutit hakkad parem mõtlema unele, valgus alla, eks, silmadest allapoole, pehmem valgus, telefon mustvalgeks näiteks. Väga hea soovitus, mida ma ei rääkinud, et on võimalik seadistada telefon mustvalgeks, eks kui mustvalge telekad esimesed olid hästi igavad olid, saated lõppesid ära, tekkis valge sain. Ja selle taustal oli väga hea magada. Et siuke müra.
ehk siis valgus maha, telefon mustvalgeks, telefon muutub igavaks kohe, sa ei taha TikTokis olla, väike siuke aju paneb varem ära selle, et see otsus, et sa paned selle telefoni ära, toimub millegi meie otsuse põhjal ja see, kui meil tekib see uni peale, siis me paneme selle telefoni ära, eks mustvalge aitab selle kaasa. Loed raamatut 10 minutit, võtad oma iga kooliõpiku kätte, võib-olla loed paar rida, uni tuleb peale, garanteeritud. Omal ajal me lugesime koduantilat, lehitsesime. Meil ei olnud midagi teha magamistoas, magamistuba on nii igav. Plakatid olid seinas näinud ja mitte midagi olnud vaadata, ainult ämblikke kuradi lae ääres vaatasid vahepeal. Et kõik selleks, et need harjumused pool tundi, 45 minutit selleks, et järgmised 16 tundi sa oleksid võimalikult maksimaalne oma vaimsuselt ja füüsiliselt. Rohkem midagi vaja. Täpselt. Ära mõtle üle, lihtsalt toon rutiinid ära ja kõik muutub. Game changer sulle elule. Jah. Täpselt, selle lausega ma arvan võtakski kokku selle tänase nagu game changer. Täpselt nii ongi. Jah, aga aitäh sulle, Timo. Kuule, aga tore oli siin Riigigümnaasiumis olla, väga chill. Väga äge. Kuule, aga aitäh teile kuulajad. Loodan, et oli abi. Nägemist. Hea tund. Head aega.